tere! Reisimine on stressirohke ja aega nõutav tegevus, aga kui sul 2 lennu vahel mitu tundi vaja veeta, siis tee midagi rohkem kasulikku kui need 2 tüüpi siin pildil, kes lihtsalt istuvad istmetel. Siis saad sel ajal veeta kasulikult trenni tehes. Ma räägin sulle rohkem sellest, kuidas saad trenni teha lennujaamas enda keharaskusega harjutusi kasutades. Lennujaamad on sageli suured ja võimaldavad erinevaid harjutusi, kuid kui sul pole spordikeskuses käepärast või ei soovi jooksuliinil joosta, siis võid teha trenni enda kaaluga. See on suurepärane võimalus oma keha tugevamaks muuta ja energiat saada enne lendu või pärast lendu. Üks populaarne keharaskusega harjutus on kätekõversed. Kui sul on vaba põrandapinda, siis saad teha kaldus kätekõversusi lennujaama põrandal või kasutades treppe või pinki, et teha tavalisi kätekõverdusi. See harjutus tugevdab käsi, rinnalihaseid ja selga üles-alla ja sniirajalt. Samuti saab kasutada reisikotti, et teha kükke. Pane oma reisikott selga ja tee sügavaid kükke, et tugevdada oma jalgade lihaseid. Kui sa soovid muuta seda raskemaks või proovida teha ühekordse jalakükke või hoida kotti enda ees kätega rippuvalt ja teha kükke sellega. Kui on olemas rohkem ruumi, saab teha kiireid jooksuharjutusi, nagu näiteks lühikese maajoone jooksu. Saab teha minu lemmikut harjutus, mida kutsun hilinemas lennule. Selles harjutuses jooksed nii kiiresti kui võimalik läbi lennujaama, et enda lennule jõuda. Kokkuvõtvalt enda keharaskusega trenni tegemine lennujaamas on suurepärane võimalus treeningrutiini jätkamiseks ka reisil olles. Harjutused nagu kätekõversed, kükid, väljaasted ja hüpped aitavad sul tugevdada erinevaid kehaosi ning saada rohkem energiat. Planeeri oma aeg lennujaamas ja proovi teha enda keharaskusega trenni järgmine kord, kui oled reisil. Tänan, et vaatasid ja loodan, et see video oli sulle kasulik. Kohtume järgmises videos.